On õhtusöögi aeg ja teeksin sellist, kas nüüd just traditsioonilist omletti, aga omletti ma vahest endale õhtusöögis ka teen. Enamus inimesi loomulikult on harjunud seda hommikul sööma, aga kes ütles, et omletti õhtul ei tohi süüa, nii et vahest teeme keedetud mune, vahest mingit salatit, asja, siin munaputru, mida ma juba olen oma saates näidanud. Aga täna teeme siis loomulikult Ott teeb oma munadest, tervisemunad. Ma arvan, üks 4 muna. Siis on siin mul tomat, paprika, avokaado, sibul, sink ja 8 vilja helbed. Need on tegelikult vajalikud selle jaoks, et see omlett oleks selline kohev. Tavaliselt teadupärast kasutatakse omletis suhteliselt palju ka paljudel juhtudel ka jahu. Jahu ma ei kasuta, ma panen õige pisut, panen 8 vilja helbed. Ta jätab sellise, see omlett siis sellisel juhul tuleb selline kohev ja ta ei jää selline vesine. Tihti ongi see, et algus on nagu kohev, aga nii kui paned taldrikule, siis jääb selline hunnik vett sinna alla, et seda vältida, siis ma panen natukese, panen seda sisse. Põhimõtteliselt annab teda ilma teha, sellisel juhul peab piima kogus olema või piima lausa välistama. Siis saab teha sellist, ütleme lihtsalt kloppida munad, lasta vahtu blendris ja siis saab teha ka sellise nii-öelda, mitte nii vesise omleti. Aga kohe purustame ära ja siis juba paneme singi ja siis tomati ja paprika ja sibula siis praadima ja pärast valame peale, nii et ega midagi keeruks siin nüüd ei ole. Nii, nüüd laseme siis selle muna laseme siin ilusti, siin on munapiim ja siis 8 vilja helbed, need laseme ilusti siin blenderis segamini. Ja nüüd on juba, siin on ära ilusasti praadinud, mõnusasti see paprika, sibul, tomat ja sink. Tule tegin madalamaks. Praegu mingisuguse 5 peal, kui ma panen selle muna peale, siis ma panen isegi veel madalamaks. Ja siis panin kaane lauduma ja ei ole midagi keerulist, kui lihtsalt oodata seda kerki mõnusat kütuks suureks. Nii, omlett on nüüd ilusasti küpsenud siin. Vast minutit 10 vast madalal. Meil ongi see, et ma teen teda madalal tulel. Vaatame, ja ta ongi selline, näete, ilusti kerkinud, selline kohev. Ja jäägi muud üle kui serveerida. Muidugi, ütleme ausalt, et siin on selle suure diametri 28 panniga nagu toimetada, siit saab ikka terve pere söönuks tegelikult sellest 4 muna omletist. Mina viskan selle üksinda pintslisse, ma panin omavahel öeldes just 30 kilti rulluisku alla ka, nii et siis kaob see nagu muti auku, ütleme nii. Aga nüüd paneme mis taldrikule, vaatame, kuidas see lõpptulemus välja näeb. Nüüd on ilusti serveeritud siis ka, mis ta nüüd ilusti, aga ütleme nii, et kuna see on nii palju suur, siis ma pidin natukene kokku siit voltima. Aga siin on siis avokaado lahti lõigatuna, siin on tavalist värsket kurki ja siin on hapurki ja peale siis natukene tilli ja basiilikut lõikasin ka. Aga kuskilt ta väga kõrbema see asi ei läini, et sellepärast ongi hea, et madalal tule teha ja nagu näete, ta on siiamaani selline, ütleme suhteliselt kohev, et ta ei muutu siin selle sama taldriku peal vesiseks. Nii et ega midagi. Loodan, et jälle väike selline õhtusöögi idee. Loomulikult kogused vastavalt oma kehakaalule ja kehalisele aktiivsusele. Loomulikult võib seda teha ka vabalt hommikusöögiks, miks mitte, nii et täpselt siis, kui tunnete, et muna või omletiisu tuleb. Nii et head isu.